Tere päevast, kallid sõbrad, kes te olete võimelised lõpuni vaatama mu videopöördumised, mida ma ikka teen aeg-ajalt. See ei ole pateetika, kui ma nendin, et me läbime erakordselt kaalukaid kuid ja päevasid, et me oleme sisenenud mingisse kulminatsiooni, kus kohas järgnev sündmuste ahel on ettearvamatu, mida ta on kahtlematult. Sina, kes omad veel tervet talupoja mõistust, sa näed, et see on nii. Ja tahaks arendada sellist teemat. Kas sina või kes iganes ei ole tõesti mitte kunagi elu jooksul näinud ühtegi nii nimetatud Hollywoodi fantaasiafilmi, mille stsenaarium on kokku pandud lõpuaegadest, katastroofidest, piibli teemadel, inspireerituna Uuest testamendist, Vanast testamendist, satanismist ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Sa oled ju vähemalt ühe sellise filmi näinud. Tõenäoliselt oled sa neid piisavalt palju näinud. Ja väga suure tõenäosusega sa isegi hindad kõrgelt seda žanri. Sellepärast, et vaatajana selliseid materjale rakendub meil usk. Kas sa usud seda või sa ei usu, aga sa ju vaatad. Lahutame need inimesed, kes sõna otseses mõttes ei vaata selliseid filme. Enamjaolt on nad ju päris kvaliteetsed, nad on päris haaravad. Ja on vaadeldavad algusest lõpuni, kus kohas selles filmis vaatajana osaledes rakendub ju terve emotsioonide spekter. Hirmust, ehmatusest, jahmatusest, rõõmustamisest, juubeldusest ja kõikvõimalikest muudest emotsioonidest kokku kootud on vaataja emotsioonide spekter. Ja see sünnib kõik usu kaudu. Usu kaudu. Ainult usu kaudu oleme me võimelised üleüldse elama. Inimene seisab koos. See on võimas protsent ja polekski nagu põhjust hakata seda lahti rääkima, aga on olemas tees ja väga arvestatav, väga jõuline tees. Sellel on väga kõlavad taustad, millest see raport lähtub, mingisugune rahvusvaheline ülemaailmne psühholoogide assotsiatsiooni aastaraport juba kuskil 10 aasta tagant, kus kohas on esimesel kohal asetatud aastaraport, kuhu on jõudnud inimpsüühe uuringud ja see raport kõlab lakooniliselt. Inimene seisab koos 99% usus. Usus ja veel kord usus. Ka mina olen praegu ere näide sellest. Ma räägin usus, ma ei loe kuskilt maha, ma ei loe mitte kunagi maha. Kui, siis ma loen ainult mingisuguseid määratuid lauseid, ainult määratud lauseid. Ja selleks ma kasutan Uut Testamenti. See on ainukene, mida ma loen mõnikord maha. Ja kui on võimalus, muidugi ma tsiteerin seda peast, sest ma usun. Kõike muud tuletisi, mis meie ümber lahti rullib, milliseks on saanud reaalsus, me ju nii või teisiti suhtume sellesse usus. Ja see, mis praegu sünnib, on ju halvaendeline. See oleks nüüd nii-öelda kujundkeelena nagu jälgides mingisugust Hollywoodi võimsat fantaasiafilmi,
mis räägib lõpuaegadest, siis usu kaudu jälgime me filmi. Ja nüüd see kõige olulisem. Elu ja olemine tervikuna kõigi dimensioonide kaudu nüüd ja hetkel on film. Elu kui film, millel on ka lõpukaadrid. Kõik ümberringi on illusioon. See film on loodud. Aga sina oled selles filmis peategelane. Nagu minu poolt vaadatuna olen mina peategelane. Vaata, kes on kõrval peaosades. Vaata nende inimeste peale. Nad on ju olemas, sa ei ole üksi. Minu kõrval peaosaline midagi elutoas krõbistab ja paneb asju kokku, sest me lähme nimelt ujuma. Sest 1. novembril on meil traditsiooniks Hispaanias minna ujuma. Ja läheme usus, lähme ujuma, sest usus me teame, et vesi on ikka veel kuskil 22-23 kraadi. Aga me tahame selles veenduda, sellepärast me läheme vette. Ja sest me kahtleme, järsku vesi ikka ei ole nii soe, et seal oleks hea olla. Me peame selle järgi proovima. Sa nägid, kuidas mu mõte jookseb. Need on ju nii lihtsad asjad. Meil on usk ja meil on kahtlused. Kindel usk ja veendumus mingite asjade suhtes on uustestamentlik usu definitsioon. Milline on sinu usk? Kas sa usud, et valguse jõud võidavad? Selle kaunikesti Armageddoni meenutava protsessi, mis ju praegusel hetkel lahti rullib terves maailmas. Mul on seda siit Hispaania poolelt suhteliselt hea rääkida, sest uskumatu. Me käisime selle kriisi alguses läbi päris karmid kogemused, need olid päris karmid. Nii karmisi kogemusi isegi Eestis ei ole siit saadik olnud, aga need möödusid. Ja praktiliselt suve alguses saadik on siin aina leebemaks läinud. Praeguse seisuga on siin elu nagu täiesti normaliseerunud. Siin Hispaanias, kus on meie kodu ja kus on meie kodu. Ka muide usu kaudu. Sest usu kaudu on meie meeled kogu aeg Eesti isamaal. Seega, kus me oleme sündinud ja meie meeled lähevad kogu aeg sinna tagasi. Sinna, kus oled sina ja sa kuulab mu neid mõtteid. Praegu läbime siin Hispaania riigis Costa Blanca rannikul Vahemere kaldal läbime hästi rahulikke nädalaid. Siin need repressioonid on esiotsa olematud. Need võivad iga hetk vallanduda ka siin. Mitte mingisugust illusiooni ma ei loo selles illusoorses maailmas, et miski on välistatud. Mitte miski pole välistatud. Ja mis ma selle jutuga tahan kokkuvõttes öelda? See, mis sünnib, on sinna stsenaariumisse sisse kirjutatud. Sellesse filmi, milles oled sina peaosaline, mina peaosaline ja igaüks, kes jälgib mu seda mõttelõnga, on peaosas selles filmis. Ja sa tahad jõuda ju võiduka lõpuni. Kus sa saad selle jõu? Kus sa saad selle usu? Ma olen tähele pannud, et kõik need inimesed, kellega mul on osadus, ja nende hulgas on enamik paganad. Enamik on paganad. Nendel inimestel on üks usk. Elav, selge usk. Usk võidusse. Usk väärikusse, usk elu tervesse, normaalsesse protsessi.
ma olen kristlane, mu kaasa on kristlane, me kahekesti moodustame väikese koguduse. Meil on jäänud ainult veel määratud usukaaslased. Teadaolevalt need, kes need on, need teavad ise seda. Ja neid on väga vähe. Ma olen sunnitud tõdema, et me oleme täielikult taandanud ennast Eestis valitsevates suurte kirikute, need on ELK ja vabakoguduste erinevad liidud. Me oleme täiesti taandanud. Me oleme välja astunud nendest täie teadvuse juures. Informatsiooni, mis on ju tegelikult ääretult vajalik usueluliselt. Me leiame YouTube'ist venekeelsetes keskkondades, sealt veel leiab mõttekaaslasi Eestis peale Objektiivi. Ei ole mitte midagi. Ja siis see väike, pisikene väike aknakene, see on Pildiraadios Valter Rooso väikesest stuudiost Kuressaarest, kust tuleb veel siit saadik tõe kujustus ümbritsevast. See on Kas kell saab 12, oli vist selle sarja nimi, kus 2 tarmukat kristlikku naist, ema ja tütar, räägivad lahti neid asju, mis tegelikkuses sünnib, mida võib uskuda. Et sellised mõtted, usu kaudu sünnib kõik. Kellesse või millesse sa usud, seda sa oled ja selle saatuse osaliseks sa saad.